Tere! On 19. november 2014. Te vaatate uudiseid. novembril toimus aset Tartu Kivilinna kooli 29. sünnipäev. Vaatamata sellele, et me pidasime juba kooli sünnipäeva kevadel, otsustati, et alates sellest õppeaastast peame me seda alati novembrikuu teisel nädalal. Kooli sünnipäeva raames toimusid aktused, kus olid erinevad esinejad, kaasa arvatud õpetajad. Aktuse lõpetas piduliku kõnega direktor Karin Lukk. Pärast aktust ootas meid maitsev pidulaud. Sellega ka päev lõppes. Laupäeval 15. novembril toimus TV3 ülekandel pidulik gala Tulevikutalent 2014. Tartu Kivilinna kool oli esindatud 2 valdkonnas 3 õpilase poolt. Teaduse valdkonnas oli tunnustatud 2 õpilast. Alex Savolainen 9. A-klassist ja Andreas Eskor 7. A-klassist. Andreas tunnustati peastipendiumiga 600 euro väärtuses ning Alexit finalististipendiumiga 450 euro väärtuses. Tervise- ja spordivaldkonnas oli Tartu Kivilinna kool esindatud 9. D-klassi õpilasega Gregor Sirk. Gregorit tunnustati finalististipendiumiga väärtusega 450 eurot. Jõudu ja jaksu neile ka edasistes tegevustes. Meie koolis toimusid 19. kuni 13. novembril tegevusete poistepäevad 5. kuni 6. klassidele. Tegevused toimusid vahetundidel. Esimesel päeval oli teemaks sport. Võisteldi nii köieveos kui ka plangu hoidmisel. Järgmisel päeval pandi proovile ennast lipsusilme sidumisel ja erinevate situatsioonide lahendamisel. Päeva lõpuks esitati erinevaid ettekandel teemal Mina kooli direktorina 20 aasta pärast. Viimasel päeval mõistetlesid poisid õpetaja Annika Soometsa juhendamisel ruumilisi kingipakke. Lõpuks jõudis kätte ka kaua oodatud hetk võitja väljakuulutamine. Meie kooli kõige tegusamaks poisiks sel aastal on Martin Pogun 6. D-klassist. 19. novembril hakkasid Tartu Kivilinna koolis tantsuvahetunnid, kuhu oli kutsutud õpilasi alates 3. klassist. Õpetati show'd, street dance show'd ja hip-hopi alalikke. Kohale tuli palju tantsuhuvilisi, kes väga nautisid seda vahetundi. Praegu on tantsuõpetajaid 5, aga kuna tantsuvahetunnid kestavad kevadeni, võib treenereid veel juurde tulla. 19. novembril käisid Tartu Kivilinna kooli õpilased preemiareisil Tallinnas. Tallinnas külastasid õpilased TV3 stuudiot, Powerhit radiot ja Star FM nimelist raadiot. Lõunal külastasid õpilased Kadrioru kunstimuuseumi, uuendatud Ülemiste keskust ja Türil asuvat Eesti Rahvusringhäälingu muuseumi. Tublide linnakodanike palvel on Tartu linnavalitsus otsustanud Tartusse luua tasuta ühistranspordi. Et Tallinnast erineda, tuleb kaartidel kasutusele lilla värv. Tasuta sõita saab juba alates 6. juulist 2015. Seoses sellega muutub ka busside värv lillaks ning bussijuhtidel tuleb uus vormiriietus. Kas see on lilla? Et inimesi mitte šokeerida, tulevad lillad bussid liiklusesse järk-järgult ning esimesi võib näha juba selle aasta jõulude ajal. Rongifirma Elron kaevatakse kohtusse, sest sellega juhtub nii palju õnnetusi. Meil on tulnud saatesse külla Elroni direktor Raio Mitt. Tere! Kuidas seletate teie sellist juhtumit? Ma ei saa aru, miks te seda tegid, ega mina ole süüdi, et vedurijuhid nii hooletud on. Nii, et ajate süü vedurijuhtide kaela? Täpselt. Kas te olete mõelnud nende juhtide vallandamisele? Jaa, olen küll, aga ma ei saa neid vallandada, sellepärast, et vedurijuhid ei kasva ju puu otsas, et neid saab sealt juurde võtta. Võib-olla on hoopis mõttekas firma kinni panna. Ka sellele olen mõelnud, aga kuidas siis inimesed rongiga sõidaksid? Te võtate siis riski ja lasete rohkematel inimestel rongi alla jääda? Ei, seda ma ei võta, aga vedurijuhtidega räägin küll, et nad rohkem hoolikumad oleksid. Saime natuke teada, mis
on Elroni direktoril mõtteis. Eks ole näha, mis selle rongifirmaga saab. Elroni kohtuistung on 1. detsembril. Ebola on Aafrika mandril erinev viirus, mis põhjustab inimestele ja ahvidele sageli surmaga lõppevat haigust. Haige inimene levitab viirust vere ja bioloogiliste vedelikuga. Haigus algab järsu peavalu, nõrkuse ja kurguvaluga, millele järgneb kõhulahtisus ja oksendamine. Mõnedel inimestel tekib lööve ja sisemine või välimine verejooks, mis võib lõppeda surmaga. Nakatamise vältimiseks tuleb hoiduda inimestest haiguspuhangu piirkondadesse, vältida kontakti loomade ja nakatunud inimestega ja hoolikalt täita hügieeninõudeid. Eestisse ei ole viirus veel õnneks jõudnud. Palume teil reisides olla ettevaatlik. Eesti jalgpallikoondis viigistas 15. novembril San Marinoga. Väravaid jäid kohtumises löömata ja tuli leppida häbiväärse 0-0 seisuga. Eesti koondise algrivistus oli suures osas sama, mis kolmapäeval Norra vastu mängides. Juba teist mängu järjes eelistas Persson väravas Mihkel Aksalot. Pealtvaatajaid oli mängul vaid hädised 759. Eesti parimad võimalused tekkisid Sergei Senjovil. Aldo Semonitsi San Marino poolt oli väravas hiilgav, tõrjudes ära väga paljud Eesti koondise peallöögid. Eesti on praeguse seisuga väga halvas seisus. Eile toimunud maavõistluses Eesti ja Jordaania vahel alistas Eesti koondis 1-0. Mängus ainsa värava lõi 16. minutil Henri Anier. Väravasud andis kiirrünnakul vasakust äärest Frank Liivak. Teisel poolajal oli ka Hannes Anieril võimalus värav lüüa, kuid see ei õnnestunud. Eile sai Eesti koondis omale enda nimekirja 100. võidu. Eile peeti ka sõpruskohtumisi Hispaania ja Saksamaa vahel ja Portugali ja Argentiina vahel. Mõlemad mängud lõppesid samuti 1-0 võiduga. Saksamaa ainsa värava lõi 89. minutil Toni Kroos ja Portugali ainsa värava lõi 90. minutil Rafael Guerrero. Messi ja Ronaldo jäid väravateta. Jõudu Eesti koondisele järgmisteks mängudeks. Nüüd räägime homsest ilmast Eestis. Tallinnas on väga äikseline ilm. Temperatuur õues on -50 kraadi. Soovitame kanda õhemaid riideid, sellepärast et äiksega on suur võimalus saada kuumarabandus. Tartus on väga päikseline ilm. Ettevaatust. Taevas saab olla ohtrat lutsukomme. Nendega vastu pead saades minge koheselt arsti juurde, sest nad levitavad ebola viirust. Temperatuur on muidu päris soe. Üldiselt on Eestis normaalne ilm. Kohati on liivatormid ja mägedes möllavad lumelaviinid. Nüüd lõpetame ilmateatega. Riietage siis vastavalt meie ilmateatele, sest see on kõige õigem. Need olid tänased uudised. Kohtumiseni!